mina olen Tiia Vihand, Eesti Disainikeskuse juhataja. Eesti Disainikeskus on disainiauhindade platvormi üks ellukutsujatest ja käigushoidjatest. Tegeleme disainiauhindade üldkoordineerimisega ja anname välja mitmeid erinevaid auhindu, muuhulgas siis noore disaineri auhinda SESI ja sõltuvalt aastast valdkonna üleseid auhindu. Aastal 2022 andsime välja näiteks auhinnad disaini muutja ja disaini tegu. Milleks on disaini auhinnad olulised? Seda võib vaadata mitmel erineval tasandil. Et meie kui organisatsiooni jaoks on võib-olla kõige olulisem ühelt poolt disainerite tunnustamine, teiselt poolt disaini kasutamisest saadava kasu nähtavaks tegemine ja disaini võimaluste tutvustamine, et Eestis kasutatakse rohkem head disaini. Mina olen Martin Pärn. Disainiauhindadega seob mind disaineriks olemine ja selle disaineriks olemise eest võitlemine. Et isiklik panus siia vastu on koos Ville Jehega aastaid tagasi asutatud noore disaineri, tootedisaineri preemia SESI, mis omal moel siiamaani elab. Samuti olen aidanud mõelda välja uue ajastu disainiauhindu nagu disaini muutja ja disaini tegu, mis siis pigem vaatavad seda, kuhu see disain täna läheb ja on juba hästi läinud. Ise olen ka mõne auhinna saanud oma tehtud toodete ja meie meeskonna tehtud toodete eest. Loomulikult paitab igasugune auhind looja hinge, aga tegelikult enam tahan ma näha siin seda, et see rõõmustaks ja kiidaks meie partnereid, neid ettevõtteid, kellele tegelikult tööstusdisainer siis, kelle jaoks ta töötab, kellega koos ta töötab ja kelle tooted need lõpuks on, mis turule jõuavad. Tere, mina olen Piibe Tomp. Ma olen Jalatsi aksessuaaridisainer ja aastal 2018 sain ma parima Eesti noore disaineri auhinna SESI. Ja selle auhinna sain ma tehtud töö eest Jalatsi ettevõttele või brändile Doku. Tol hetkel, kui ma selle auhinna sain, siis oli Doku täiesti uus bränd ja mina olin alles kooli lõpetanud, et mul oli hästi vähe kogemust ja see tunnustus Eesti sama ala professionaalidelt oli mul väga suureks toeks ja motivaatoriks. Et eriti, kui sa oled noor, sa ei ole päris kindel, mida sa teed seda kõike oma entusiastliku energia ja suurest tahtest, et siis selline tunnustus on tänaseni andnud mulle väga palju sükest enesekindlust ja teotahet. Selle auhinna tähtsus on ka võib-olla see, et ka ettevõtte siseselt ma arvan, oli see hästi oluline, sest et nagu ma juba ütlesin, et ma olin täitsa noor ja roheline, et siis kindlasti minu arvamusega ja minu suunaga arvestatakse. Et ka täna on mul nagu selle Doku brändi loomisel hästi vabad käed. Ja lisaks veel nende aastate jooksul olen ma puutunud kokku hästi palju oma ala professionaalidega, kellega on siis hästi tore ja meeldiv oma kogemusi vahetada ja jagada. Mina olen Ilona Kurjanova ja alates 2005. aastast Eesti Disainerite Liidu juht. Aastal 2006 hakkas Disainerite Liit välja andma Bruno Tombergi nimelist auhinda. Bruno Tomberg väga ei rõõmustanud, kui me soovisime tema nimelist auhinda anda, nii et Tombergi auhind see ei ole, see on lihtsalt Bruno auhind. Ja Bruno jutu järgi tema vahetas peale seda oma nime. Aga see selleks. Ja me oleme seda auhinda andnud siis tavaliselt üle 2 aasta, natuke see on muutunud kategooriad.
Ja seda ajendas andma see, et me sellel ajal viisime läbi esimesi disainiuuringuid ja tegime ettevalmistusi disainipoliitika loomiseks ja seal ühe kindla punktina oli sees, et võiks olla disainiauhind. Ja mina tudengina olen käinud siis vaatamas, kuidas anti siis EKAs, tolleaegses ERKis üle esimesi Bruno auhindu siis Bruno Tombergi poolt ja see viis siis selleni, et otsustasime juhatusega, et oleks vaja hakata ka välja andma disainiauhind. Aga mida see disainiauhind siis meie disaineritele tähendab? Me õudselt võitlesime selle eest, et see auhind ei oleks ainult käepigistus, vaid et see oleks rahaline. Ja siin on meid aidanud Kulka. Rahaline sellepärast, et tootedisainerid, kellele põhiliselt meie auhind on fokuseerinud, vajavad oma tootearenduseks raha. Ja see auhinnaraha, mida siis need vähesed võitjad saavad, on praegu 9000 eurot ja see jaguneb siis võitjate vahel ja selle raha eest on võimalik siis disaineril omal teha investeeringuid uute toodete prototüüpimiseks ja uute toodete arendamiseks. Tere, mina olen Pia Põldma ja mina olen Art Directors Club Estonia juhatuse liige ja juht viimased rohkem kui 10 aastat. Ja disainiauhindadega olen ma niimoodi seotud, et ma olen seda korraldada aidanud kogu selle aja Art Directors Club Estonia poolt siis. Aidanud teha žüriisid, aidanud välja mõelda kategooriaid, aidanud korraldada kõik võimalikke asju igal moel. Aastate jooksul on need kategooriad hästi erinevad olnud. Ja vahepeal alguses meil oli vähem kategooriaid ja siis ajas nad kogu aeg nagu suurenesid see kategooriate arv. Ja ühel hetkel oli neid nii palju, et me ühinesime omadega ka Kuldmunaga, aga nüüd me tulime Kuldmuna juurest tagasi uuesti, hakkasime muutsime kategooriad veel kord täielikult ära. Ehk siis alguses meil oli niimoodi, et meil olid rohkem crafti-põhised kategooriad, et olid kategooriad, kus anti parimale pakendidisainerile auhind ja anti parimale animafilmile näiteks või animeeritud disainitud filmile auhind ja nii edasi, aga ja trükistele ja nii edasi. Aga nüüd vahepeal meil olid väärtuspõhised kategooriad ainult täiesti. Ehk siis me andsimegi välja auhindu selle alusel, mida nad ühiskonnas korda on saatnud. Ja ma pean tunnistama, et nüüd sellel aastal me muutsime kategooriad uuesti, lihtsalt sellepärast, et disainerid tahtsid. Et neil oli probleem selles, et nad ei osanud enam midagi meile esitada. Millest oli iseenesest kahju, et nad kõik kiitsid, kõigile meeldis see väärtuspõhiste kategooriate loogika, aga nad ütlesid, et nii kurkusega ei ole, disainerid ei tee ainult väärtuspõhiseid töid. Ja lõpuks siis oligi niimoodi, et me muutsime uuesti kategooriad ära, et nüüd me oleme mingi vana ja siis kuskil vahepealsete vahepeal, et homme on see päev, kus me kuulutame kõik uued kategooriad välja, neid tuleb 10 tükki kokkuvõttes ja need on natukene samad nagu vanasti olid, aga me anname kõvasti vähem jälle auhindu välja. Et läheme jälle tagasi crafti-põhiseks, anname auhindu välja disaineritele, kellel ei ole mitte ainult hea idee, vaid on ka väga hea teostuseks, need mõlemad peavad olema väga hästi tehtud. Ja miks me neid auhinde läbi aegade oleme välja andnud, on sellepärast, et disainimine on väga anonüümne töö. Et mulle keegi just ütles, et me oleme Nukuteatri näitlejad hiljuti ja mulle õudselt meeldis, et disainerid ise teavad, kes mingi asja autor on, aga tavainimene mitte kunagi ei tea tegelikult, et kes selle piimapaki sellel poes tegi või kes mida tegi ja siis seda tunnustust tuleb disaineritele tegelikult suhteliselt väga harva, sellepärast, et kliendi suhtlus on enamasti selline väga pragmaatiline ja väga otsekohane ja pigem saadakse kogu aeg kuskilt kaela mingisugust negatiivset kriitikat ja siis see, kui keegi sind tunnustab, et see lihtsalt see on väga liigutav tegelikult tavaliselt, et kui head meelt võib mõnele inimesele teha, kui teised tema tööd märkavad ja me oleme sellised, kes anname välja põhimõtteliselt, see on kolleegipreemia, et see on Eesti Teatrite Liit, et kolleegid annavad sulle preemia, mis tähendab seda, et see on tegelikult suurim tunnustus, sest kolleegid teavad kõige paremini, kui raske see töö on või mis selle töö taga tegelikult on. Et sellepärast me seda tööd teemegi, et inimestel oleks hea meel. Mina olen Uku-Kristjan Akust, olin 2014 ehk siis 10 aastat tagasi aasta disainer. Et eks neid auhindu vist anti niimoodi, et tehti mingisugune arvutus, kelle nimi kuskil kõige rohkem läbi käis ja siis sellele pandi linnukene külge, et tegelikult ma arvaks, et see on pigem Aku auhind kui minu oma.
Igasuguseid aasta auhindasid on päris palju, näiteks ma vahepeal tegin isegi Instagrami konto, et hakata koguma neid kokku, näiteks aasta muld, aasta lind, aasta katusekivi ja igasuguseid muid, et selles mõttes, et kategooriad on igasuguseid olemas selle aasta auhindade puhul küll, jah. Ma arvan, et alguses see võib-olla isegi midagi tähendab, aga mingil hetkel, kui on neid auhindu sattunud olema hästi palju või kuidagi neid koguneb aastate jooksul, siis tekib üldse küsimus, et miks mingit auhinda üldse proovida saada või miks kuhugi, ma ei tea, kandideerida või midagi esitada, et mis selle nagu mõte on, et kas see peaks tooma rohkem tööd või tunnustama klienti või iseennast, et kelle jaoks seda nagu teha, et meil on siiski nagu palju praktilisem külg sellega tavaliselt olnud, et see on lihtsalt võimalus enda töid vormistada portfoolio jaoks, et muidu unustame seda teha või kuidagi pole aega, et siis tekib siuke 1 või 2 sellist punkti aastas, et millal pead ennast kokku võtta. Mina olen Pärtel Vurma, olen disainiagentuur Velvet tegevjuht ja partner. Velvet on üks vanimaid ja suurimaid disainiagentuure Eestis ja tänu sellele on meil olnud ka au võita nii mõnigi disainiauhind. Võib-olla üks hiljutisemaid ja meeldejäävamaid on eelmise korra Grand Prix meeltekohvri näol, kus me tegime õppevahendid õpilastele, kellel võivad olla ka nägemispuuded või kuulmispuuded ja see pälvis väga sooja vastuvõttu ja tunnustuse. Igasugune tunnustus disaineritele on hästi oluline ja tänuväärne, sellepärast et see võimaldab korra saada tagasisidet, sellist objektiivset, kui hea kvaliteediga tööd tehakse. Ja see võimaldab ka näha, mida teised disainerid eelmise aasta jooksul teinud on ja kuidas nende tase on. Kindlasti toob see disainile kui valdkonnale ka tähelepanu, mida disainerid saavad üsna vähe kahjuks. Ja see on ka võimalus jätta jälg disaini ajalukku, mida me suure heameelega kõik seda võimalust kasutame. Peale disainiauhinna võitmist sellist vahetut elumuutust ma tajunud ei ole, küll aga annab igale auhinna võitnud disainerile see kõvasti enesekindlust juurde, annab inspiratsiooni edasi pingutada ja teha veelgi paremaid ja ägedamaid töid. Samas paneb ühe auhinna võitmine sulle ka pinge peale, sest sa ise ootad ja sinult justkui oodatakse järgmine kord veel paremat tulemust. Nii et üks auhinnatud disainer ennast enam lõdvaks lasta ei saa. Mina olen Taja, 15 aastat me tegime koos heade sõpradega agentuuri Fractal ja selle 15 aasta jooksul me võitsime päris palju auhindu erinevaid disaini eest nii siin kui sealpool piiri. Ja kui mõelda, mis üks auhind disainerile teeb, siis disaineri töö on tihti selline üksik töö. Sa lahendad mingisugust ülesannet ja aru saada, et kas see ülesande lahendus on hea, see tihti ei tule nii kiiresti välja ja seda ei oska sulle öelda võib-olla klient, sa võib-olla isegi ei oska öelda, võib-olla isegi kolleegid ei oska öelda ja siis sa lihtsalt loodad, et äkki nagu õnnestus. Ja ma arvan, et auhind kui selline näitab, et sa oled olemas ja need lahendused, mis sa välja mõtlesid, päriselt töötavad ja keegi märkab neid. Ehk siis sellel on hästi selline suur valideeriv roll ja tunnustav roll, et ka teised disainerid, eriti just Eestis, kus žüriis on teised disainerid ka näevad su tööd, hindavad su tööd. Et see on kindlasti üks selline aspekt. Teine aspekt on disainiauhindadel see, et iga aasta sa saad ka kinnitust, et mitte ainult sina ei tee head tööd, vaid sinu ümber tehakse ka hästi palju head tööd. Meil ei ole ühtegi kohta, kus saaks vaadata, mida teised teevad niimoodi kogu aeg. Ei ole sellist ühte veebilehte või ühte nagu väljaannet, kust oleks näha, millised on uued rebrandingud, millised on uued veebilehed, millised on mingisugused tooted, mis keegi on disaininud. Ja ükskord aastas näha, mida teised teinud on ja kui kõrge see tase on, see on mõnes mõttes julgustav ja see on ka motiveeriv, see kannustab sind ennast ka paremat tööd tegema ja vahepeal
paneb sind mõtlema nagu selle peale, et ei ole see turg nii väike midagi, kui me ise tahame endale kogu aeg nagu rääkida. Veebidisain on olnud hästi keeruline asi, mida hinnata auhindadel. Aastast aastasse kõikidel konkurssidel alati žürii vaidleb hästi palju, et kuidas veebi hinnata. On olnud aastaid, kus seda hinnatakse lihtsalt puhtalt läbi visuaali, kui ilus see on, kui loogiline, kui palju seal on mingisuguseid põnevaid animatsioone. Aga veebis hästi suur osa on ka tehniline pool, ehk siis kuidas see on lahendatud. Ja kindlasti veebis on ka väga hästi mõõdetav selle efektiivsus, ehk siis kui näiteks on mingisugune kampaania veeb, kuidas see töötab, kui on välja mõeldud mingisugune tore müügiveeb, siis on võimalik tegelikult suhteliselt lihtsasti näha, et kas see veeb töötab, kas see veeb müüb hästi, kas on hakatud rohkem tooteid ostma, teenuseid tarbima, asi, mis füüsilises maailmas, näiteks pakendidisainis alati nii lihtsasti välja ei tule nii üks ühele. Nii et iga aasta, kui veebi on hinnatud, olen ise ka žüriis olnud, on see olnud natuke nagu erinev ja natuke nagu sellist žürii nägu, sest et see on nagu üsna uus asi ja seda nagu hinnata peab kogu aeg nagu ümber mõtlema ja neid reegleid ümber vaatama ja neid ka nagu pidevalt otsitakse ja vaadatakse, et kuidas ühe veebi mõju on, sest veebis kohtub tegelikult hästi palju erinevaid distsipliine. See ei ole ainult graafiline disain, see ei ole ainult kommunikatsioonidisain, see ei ole ka ainult selline tehniline maailm, et seal on tegelikult hästi palju erinevaid kohti, mis kokku saavad, ka näiteks loovkirjutamine, fotograafia, stilistika, see on väljunud väga paljudele brändingu disaineritele. Et on selline hübriid ja seda hinnata võrdselt teiste valdkondadega on alati hästi suur väljakutse, aga ma arvan, et see teeb ka selle nagu hästi-hästi huvitavaks ja võib-olla need auhinnad, mis sealt võidetakse ka, võib-olla ma ütlen seda subjektiivselt grammi võrraga magusamaks. Tervist! Mina olen Vladimir Taiger, kujundusgraafik ja muidu ka graafik. Mina sain disainiagentuuri ja prillitõusi auhinna aastal 2020, mis oli mulle suur üllatus, aga väga meeldiv üllatus. See näitab ilmselt seda, et ma olen siis midagi oma tegevuse jooksul teinud hästi, et teised inimesed ka seda tähele panid. Ja inimesele, ükskõik mis alal ta siis tegutseb, on tunnustus väga oluline, nii ka mulle. No ma olen teinud mitmesuguseid kujundusgraafikalaseid tooteid, ütleme, postmargid näiteks, siis minu töökoht trükikojas Vaba Maa eeldas seda, et ma kujundasin ka väga palju selliseid asju nagu näiteks diplomid, kunagi ka, kui oli veel paberkandjal bussipiletid, töötõendid, kõik, mis nõudis spetsiaalset sellist turvatrükistele mõeldud siis elemente, neid sai siis omal ajal tehtud. No ja kõike muud ka, mis siis graafilist kujundust nõudis. Tere! Mina olen Ants Lüsti, esindan Teenusmajanduskoja nõukogu ja olen seotud teenusedisaini konkursi korraldamisega, selle korraldamise poole pealt. Ma arvan, et kui disainer võidab mingi kaaluka auhinna, siis tema vibratsioonitase tõuseb, tema jalad ei puuduta enam maad ja ta hakkab arvama, et teenusedisainiga tasub tegeleda, sellel on väärtus ja see parandab maailma. Teenusedisaini kategooria, nagu ikka, keskendub kasutajakeskse disaini loomisele, selle parendamisele ja kui me enda ümber ringi vaatame, siis neid kohti on küll ja veel, millega nagu tegeleda. Ehk olge julged, mõelge läbi oma kontseptid ja osalege konkursil. Näeme! Mina olen Helen Tammsaar ja ma töötan Riigikantseleis avaliku sektori innovatsioonitiimis.
Meie tiim võitis 2020. aastal disainiauhindade disainimuutja peaauhinna. Ja lisaks sellele võitsime me samal aastal oma politseitiimiga Eesti teedel rahunemispeatuse katsetuse eest ka aasta disainiteo auhinna. Ma olen olnud nomineeritud viimastel aastatel mitmetel kordadel ja ka 2022. aastal juhtus nii, et mul õnnestus võita 2 kategoorias. Minu eest veetud projekt, mida ma tegin koos Eesti Kaitseväe, Kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ametiga, projekt, mis kandis pealkirja Tahan ajateenistusse, võitis samal aastal nii parima avaliku sektori teenuse disaini peaauhinna kui ka disainimuutja auhinna. Ma olen mõelnud selle peale, et see disainimuutja on olnud nendel aastatel selline läbiv tunnus ja tegelikult ma ei ole ju disainer. Mina olen taustalt antropoloog ja praegu tegelen üldse hoopis süvendatult rohkem käitumisteadustega. Nii et kui ma nüüd aus olen, siis ma tunnen ennast natukene disainerite hulgas nagu valge vares. Mul ei ole erialast ettevalmistust, ma nii ei tulnud sellesse disainimaailma ei peauksest ega ka tagauksest, et kuidagi läbi nende auhindade ma põhimõtteliselt sadasin siia maailma natukene nagu läbi lae. Aga on olnud hästi tore, sest Eesti disainerid on mind väga omaks võtnud. Meil on olnud väga põnevaid vestlusi omavahel ja võib-olla just tulenevalt sellest, et minu taust on teistmoodi. Ma tulen teistest distsipliinidest, minul on teistsugused klassikud, mul on võib-olla teistsugused teoreetilised raamistikud ja need arutelud on olnud põnevad, mind on kaasatud Eesti disaini tuleviku aruteludesse ja väga paljudesse erinevatesse ka disainiprogrammidesse koolitajana. Ma arvan, et antropoloogial ja disainil on üks selline nagu oma võlu. Ja see on see, et ma olen alati mõelnud, et antropoloogia ei ole isegi võib-olla nagu distsipliin, vaid rohkem selline maailma vaatamise viis. Ja kui sa oled ühe korra seda alustanud ja need antropoloogia prillid endale pähe pannud, siis nendest loobuda ei olegi kunagi enam hiljem võimalik. Ja teisalt mulle tundub ka, et disain mõtlemine on selline raamistik, et kui sa oled hakanud sellega ühel päeval tegelema, siis sa kasutad seda niivõrd universaalselt oma elus, et see on ka midagi, mis sa justkui enam hiljem, millest sa nagu loobuda ei saa. Ja tänasel päeval jätkuvalt ma toimetan avalikus sektoris, me koolitame ja toetame väga palju just avaliku sektori ametnikke ja töötajaid selleks, et nad kasutaksid neid meetodeid ja selleks, et sellest sünniksid paremad teenused ja tegelikult ka parem riik. Minu nimi on Jane Oplikas. Olen seotud väga isiklikult disaini auhindadega. Selles mõttes, et kui ma 2011. aastal kandideerisin Eesti Disainikeskuse juhi kohale, siis üks minu idee, mida ma siis kandideerides välja käisin, oligi ühendada erinevad disainiauhinnad ühtse pealkirja ehk siis Eesti disainiauhinnad alla. Ja mul on väga hea meel, et see idee on olnud nii elujõuline, et sel aastal me saame tähistada juba 7. Eesti disainiauhindu. Ja võib-olla paar sõna sellest, et miks ma arvasin, et see on oluline. Tol hetkel siis aastal 2011 tundus, et erinevad disainivaldkonnad toimetavad väga erinevalt. Nende omavaheline võib-olla koostöö ei ole kõige parem. Nende hääl ei kostunud välja. Valdkond oli põhimõtteliselt killustunud. Ja disainiauhindades ma nägin ühte võimalust, kuidas see valdkond kokku tuua, kuidas disaini hääl nähtavaks, kuuldavaks teha. Mina pean tunnustamist üleüldiselt väga oluliseks, sest ükskõik milline tunnustamine, esile tõstmine annab inimesele motivatsiooni edasi jätkamiseks. Ja ma usun ka, et disainiauhinnad on üks selline platvorm, kus me siis saame parimaid endi seast esile tõsta, tunnustada, märgata, anda tagasisidet tehtud tööle ja ma väga loodan, et see annab disainerile juurde enesekindlust, eneseusku, tahet teha maailma parimaid asju
ehk et see on asja üks külg ja teine külg on võib-olla laiem kommunikatsioon, et tuua üldse nähtavaks, millist disaini Eestis tehakse, kes on need inimesed väga hea disaini taga ja võib-olla ka tuua nähtavaks, milline on disaini mõju. Disaini auhindade platvorm on niivõrd lai, sealt leiab nii-öelda disaini praktiliselt igast eluvaldkonnast ja see on ka üks mõte, et näidata, kui suur on disaini mõjuala ja kes on siis need inimesed, kes seda mõju läbi väga-väga hea disaini loovad. Ja mul on väga hea meel, et olen ise ka üks auhinna saaja. Nimelt sain siis aastal 2022 parima disainiteo auhinna disain mõtlemise konverentsi eest Design Thinking Tallinn. Ja ma usun, et see auhind võib-olla tuli ka sellepärast, et me tõime väga täpselt välja, et milline on või võib olla ja saab olla ühe konverentsi mõju nii osalejatele kui esinejatele, kui ka disaineritele, kui disainikogukonnale laiemalt. Ja väga hea meel on saada seda auhinda ja tunnustust ja saada tagasisidet, et see konverents on täitnud oma eesmärki. Ta annab tegelikult jõudu ja jaksu seda ka edaspidi teha. Et see tunnustus on mulle isiklikult ka hästi oluline. Mina olen Anne Pikkov ja töötan täna Eesti Kunstiakadeemias valdkonnas, mis vaatab üldiselt kogu õppeprotsessi EKAs ehk õppeprorektorina, aga mis on eriti tore praeguse disaini auhindade kontekstis on see, et minu haridus endal on disainiharidus ja pärit siis sellest ajast veel, kui Villu Järmut seal graafilist disaini juhtis ja Tomberg kogu seda kateedrit, nii et minu taust samuti disainis. Disaini auhinnad on alati olnud väga atraktiivsed, sest nad hõlmavad nii suurt publikut nii-öelda seal tarbija poole pealt ja tegijate poole pealt ja need tooted ja teenused disaini valdkonnas on samuti üliatraktiivsed, aga mina ja me EKAs usume, et see asi ei alga sellest, kui valmivad need disainitooted, vaid see algab palju varem ja see algab headest õpetajatest, õppejõududest, kes suunavad siis oma üliõpilasi või hoopis õpilasi, kes hoopis veel madalamateski astmetes tegelevad sellise loomingulise alaga. Ja need tegijad ei pälvi alati tunnustust, kui jagatakse disaini auhindu, aga nad on ometi selle protsessi taga, et tundus aus ka neid inimesi välja tuua ja üldse seda valdkonda nagu väärtustada, ehk siis disainis õpetamine ja õpetaja on oluline. Disainihariduse auhind on tegelikult veel laiem kui ainult selle isikule antava auhind, et läbi selle tegelikult see isik inspireerib väga palju teisi enda ümber ja innustab sellesse valdkonda panustama, tegelema, sest janu selle vastu on väga suur noorte ja õppijate seas. Et seega see on üks väga väärtuslik auhind.